meie teekond vabadus saab olema üsna pikk ja vaevarohke. Selles teekonnas seisab ees ohtralt kurve, igasuguseid järske käänakuid ja see tee justkui nagu ei näigi lõppevat. Sellepärast, et uus maailmakord on meile nii tugevalt peale pressimas ja nad saavad seda teha tänu sellele, et kogu inimkond on nende mürgisüstide abil nii tugevalt uinutatud, et nad ei suuda enam tõtt näha. Aga millised siis oleksid reaalselt meie võimalused meile, inimestele, kes me ei ole nõus laskma endasse seda mürki süstida, et see meid tapaks? Kõige põhilisem asi, mida saame teha, on see, et me peame koonduma gruppidesse, looma enda kogukonnad, kus on sarnaselt mõtlevad inimesed ja kes on täielikult teadvustanud endale seda, millise ülisuure ohuga kogu inimkond maailmas vastakuti seisab. See ei ole, kallid inimesed, mingi ulmefilm, see toimub päriselt, see toimub siin ja praegu. Me ei ole filmis, see on päris reaalsus täna. Ilmselt kindlasti paljud laginal naeraksid seda juttu ja peaksid mind täielikuks idioodiks ja mõtleksid, et mis kuradi sitta sa mees suust välja ajad, et see on ju lamba jutt. Aga eks te ju kõik ise ka näete, kuhu me jõudnud oleme, et kes 2019 oleks sellise asja peale mõelnud. Kui ma oleksin 2019 kellegile seda rääkinud, siis oleks lihtsalt arvatud, et ma võiksin hullumajja minna. Aga jah, tagasi tulles kogukonnad, see ongi meie pääsetee ja ega need kogukonnad eriti linnas toimetada enam ei saa. Linnad muutuvad ikkagi parajateks püünisteks, lõksudeks, kust on inimesi lihtne kinni saada. Et ju siis tuleb siirduda maale metsadesse. Teisi variante nagu eriti ei ole. Ja kogukonnas inimesed siis saavad üksteist toetada nii nõu ja jõuga. Loomulikult käib kaasas ka tohutu varustuse ostmine, sest niikaua kuni veel kaubandusvõrgud vabad on ja niikaua kuni kehtib olemasolev rahasüsteem, on meil veel juurdepääs käia endale asju ostmas. Suures koguses tuleb osta kindlasti kuiv toiduaineid, riisi, makarone, tangu, tatart, kõike, mida me saame pikalt säilitada. Maitseaineid, kindlasti tuleb osta ka ohtralt igasuguste taimede seemneid, sest eks seal tuleb uuesti käima panna maapiirkondades siis põllumajandus, mis saab siis olema täiesti mahepõllumajandus, kus elataksegi näiteks koos kusagil taludes ja tehaksegi talutööd, ongi sellised primitiivsed vahendid uuesti nii nagu taludes 100 või 200 aastat tagasi. Et vaevalt, et meil sinna mingit elektrit õnnestub saada, võib ju sinna elektrigeneraatoreid osta, aga kui ühel hetkel ei ole enam tanklates kütusele juurde pääsu, siis ei ole ka nendest kenekatest eriti palju kasu. Aga jah, sellist primitiivset põlluharimisvahendeid, et küttepuude tegemise vahendid, saed, kirved, igasugused kuvaldad, käsitöö vahendid, mutrivõtmed, asju, kõike, mida iseseisvalt vaja on, sest kui meid süsteemist täielikult välja lõigatakse, siis meil ei ole muud varianti, me peame õppima kõik tööd iseseisvalt selgeks, sest siis enam lihtsalt pole, et saad kuskil helistada ja viida oma auto kuskile remonditöökotta või muu asjad. Kõik tehnika, mida me veel siis üldse kasutada saame, mida meil lastakse kasutada, sest arvatavasti tulevad igasugused valitsuse pooded rüüsteretked. Kuskile taludesse hakatakse asju konfiskeerima ja see kõik on ees, et see ei ole, kallid inimesed, ulme. See kõik on ees. Et praegust saab veel neid asju osta ja mina kutsun üles inimesed koonduge. Sarnased mõtteviisiga inimesed koonduge. Levitage seda infot, jagage seda internetis niikaua, kuni seda lastakse jagada. Need, kes on oma esimesed süstid kätte saanud, ma ei tea, iga süst viib teil mingisuguse protsendide immuunsüsteemist minema. Lõpuks te olete süstidest nii sõltuvad, et kui te need sirakad enam ei saa, siis te lihtsalt surete ära.
järgmine aasta Eestis tuleb siis see vaktsiinipassi kasutamine toidupoodides ja tuleb ka 4. ja 5. süst. Arvestage sellega, ma ennustan seda praegu ette. 4. ja 5. süst tuleb. Ja tuleb ka ohtrad laipasid. Ametliku statistikas ilmselt seda enam ei lastagi statistikasse sisse, see lihtsalt varjatakse ära, nii et tuleb ka tohutu surmade laine Eestis järgmine aasta. No muidugi ka mujal maailmas, et selles mõttes ei ole mingitki vahet. Nii et jah, võt mis juhtub, kui need kurjamid saidki enda kätte selle kogu planeedi, kes seda enda omandiks peavad. Ja kahjuks jah, suur ullikeste kari jooksiski nende süstidega kaasa ja te olete juba nende mõju all. Võibolla kui sa oled 1-2 süsti saanud praegu, siis sul veel võibolla on lootust. Jäta need muud süstid kõik tegemata. Et võibolla sul see immuunsüsteem on veel sees nii palju olemas, et saad veel inimese moodi edasi elada. Aga mida rohkem te need sirakad endale ära panna lasete, seda hullemaks teil läheb. Aga ma kardan, et need sirakad ei hävita ainult immuunsüsteemi, vaid need muudavad ka teie mõttemaailma, et teid saab tõenäoliselt programmeerida juba nii, nagu valitsusele vaja on. Et ise loomulikult vaevalt, et sellest aru saate. Et ma arvan jah, et kui mõni süstitud inimene seda videot juhtub vaatama, ilmselt sa võibolla naerad ja võibolla tahaksid ka mind mõnitada ja lihtsalt solvata, mulle midagi sitasti öelda. Aga ma saan ka aru, et ained sinu sees töötavad juba, et tõenäoliselt ei ole siis enam sinu enda jutt ja mõtted, vaid ained sinu sees juba toimetavad ja sunnivad sind niimoodi mõtlema. Aga ega see naerulagin jääb siin maailmas varsti päris vaikseks. Lihtsalt ühel hetkel pole enam eriti inimesi, kes nagu väga naeraksid. Ja kõik see varade käest äravõtmine, mida ilmselt hakatakse järgmine aasta Austriast tegema. Et Austriast praegu kallid inimesed saab Euroopa kaalukeel. Kui Austria langeb, siis langeb ühel hetkel kogu Euroopa. Sellepärast, et kurjamid ei lähe kogu seda Euroopat ja maailma korraga niimoodi 1-0 ära tegema, vaid võetakse ette mingi riik, mis on varem kokku lepitud, millest saab katsepolugan. Ja vaadatakse, kui neil seal õnnestub see läbi suruda, et siis kui palju see läbisurumine seal vaeva võtab, kui suureks see vastupanu võib muutuda. Aga kui jah, Austria langeb, siis on kõik. Siis nad saavad sellest innustust juurde, et nad saavad seda kuritegu paisata üle kogu Euroopa laiali. Täpselt samad meetodid, mis toimivad Austrias, need pannakse siis üle Euroopa toimima, et siis on selge, et kogu Euroopa saab ilusasti ära võtta. Et seetõttu inimesed te peate koonduma selle vastu. Sest muidu me ei saagi seda enda teekonda vabadusse ette võtta, kui me ei koonda. Proovige siis süstitutele ka veel rääkida seda juttu, kui nii palju, kui kellegil seal veel seda ajus, seda mõistust on. Aga ma olen ise ka suht skeptiline, et ega mulgi siin Facearis on ju oma 3-40 inimest välja vahetunud just nimelt maailmavaateliste erimeelsuste tõttu. Et eks neid siuksed teravamaid vestluseid ja ka sõimamisi on olnud päris palju, mis on, olen ise mõned välja visanud, mõned on ise vaikselt ära läinud. Et minu jaoks ei ole enam mingi eriline probleem, et see, mis praegu toimub, selle positiivne külg on ka see, et see loob nagu selguse. Nüüd joonistub väga täpselt välja see, et kes inimesena, kes tegelikult on, kes endas kannab milliseid väärtusi, kes vaatab millise pilguga sellel maailmal, et see kõik joonistub väga selgelt ja väga täpselt välja. Et ilmselt tulebki nagu see rindejoon, kus ühed on ühel ja teised teisel pool. Selge on see, et need süstituid saab olema kordades rohkem, kordi rohkem kui süstimata inimesi. Ma saan aru, et enamus inimesi ongi nõrgad.
ja ega siin ka midagi ette heita ei ole, sest see ongi nagu see lääne mugavusühiskond, kus kõik asjad olid ühe nupu vajutuse kaugusel ja illalla-trullalla lööme lugu lustipilli käis hommikust õhtuni. Aga see on selge elus, et iga pidu saab kord otsa ja ega me selle reaalsusest kuskile ei pääse, et ta saab meid siin maailmas igal pool kätte. Ja kuna seda globalismi viljeletaksegi globaalselt, see on üle kogu planeedi, siis võib-olla, kui praegu on veel mingeid riike, kuhu keegi nagu saab põgeneda ja kus on nagu tiba rahulikum, ega ka võib-olla see ära põgenemine ei ole väga halb mõte, kellel selleks võimalused on, aga see on nagu päris karm minna Eestist kuskile kolmandatesse riikidesse, mis on meie jaoks sellised eksootilised riigid või lihtsalt väga dangerous, mida on see peavoolumeedia meile neist maalinud. Et sealt võib ka seda vabadust mingil määral leida, aga ma arvan, et suurem osa Eesti inimesi jääb siiski see Eestisse paigale ja koonduvad siin siis ühtseks jõuks ja proovivad selliselt siis sellele türanniale vastu astuda. Et praegust internetist kindlasti leiate kogukondas ja leiate inimesi, et tõesti tehke kindlaks, kes on kes, tuvastage inimese maailmavaade. Muidugi ega kõik süstitud ei ole ka peast päris segased, et on ka nende hulgas veel täiesti normaalseid inimesi, et kui teil õnnestuks keegi nendest nagu ümber rääkida või veenda, et ta enda süstimise ära lõpetaks, siis kindlasti tehke seda. Et mida rohkem me inimesi enda poole võidame, seda kasulikum on see ka meile endale, et aga jah, see lõhe nagu nii suureneb, sest peavoolumeedia lihtsalt töötab selle nimel iga päev, et see lõhe ainult suureneks. Aga eks see elu siin ongi jah niimoodi, et peame siis olema loomingulised, ega meil ühtegi väga head vettpidavat sellist lahendust ei ole, mis nagu aitaks. Katsume koos mõelda need lahendused välja, et minul ka ei ole teile pakkuda välja mingid absoluutselt valmis, lollikindlat, ideaalset lahendust, mis aitaks. Ma arvan, et meil mitte kellelgi ei ole. Aga katsume kõik iga päev selle peale mõelda, et koos me suudame need lahendused ühel hetkel leida. Ja ega siin muud varianti ei olegi, et olge tugevad, pidage vastu, katsume koos välja mõelda, mis teha annab.